suurusega näriline, kes seisab tagajalgadel ja lubab kokku suuri asju, mille teostamiseks pole katteallikaid. Märka suslikut ja tee tark valik. tarkvalija.eu. Ei saa aru, keda ma pean valima, inimesi või erakondi või seal on veel mingisugused valimisliidud, see on pudu ja kapsad. Mine nüüd, inimesed ootavad. Mine leheküljele tarkvalija.eu ja osale valimistel. Ma ei taha valima minna. Aga miks mitte? Kohalikud omavalitsused, mille üle nad üldse otsustavad. Mine leheküljele tarkvalija.eu ja osale valimistel. Kuidas ära tunda suslikut? Suslik on urgudes pesitsev keskmise suurusega näriline, kes seisab tagajalgadel ja lubab kokku suuri asju, mille teostamine pole üldse kohalike omavalitsuste pädevuses. Märka suslikut ja tee tark valik. tarkvalija.eu. Sa ei taha ju, et keegi midagi sinu tagahoovi teeb. Mis mõttes? Ilma sinult luba küsimata. Ma ei tea, no sõltub. Mingi õlitehase. Õlletehase, muidugi. Mine leheküljele tarkvalija.eu ja osale valimistel. Tere! Minu nimi on Kristin Parts, mina olen Eesti Väitlusseltsi tegevjuht ja ettevõtte Speaksmart koolitaja ja moderaator. Mul on hea meel tervitada kõiki Tarkvalija Facebooki vaatajaid ja ühtlasi ERR-i veebivaatajaid, kes meiega täna liituvad. Täna siin valimiste päeval, loodan, et olete kõik juba valimas käinud või pärast debatti olete sammud jaoskonda seadmas. Oleme kogunenud siia, et rääkida 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistest, sellest, millistest teemadest räägiti ja millest võib-olla ei räägitud. Eesti Väitlusselts koostöös Praxise ja Eesti Noorteühenduste Liiduga pani sel aastal seljad kokku ja tekitas ühe sellise kodanikuaktiivsuse näite nimega Tarkvalija, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu kohalike omavalitsuste teemadele, mille puhul meile võib-olla on tundunud, et tihtipeale valimiseelses debatis ja valimiste ajal teemad, mis võib-olla kaovad natukene muude teemade varju. Ja üldse tõmmata tähelepanu sellele, et kust üks tark valija informatsiooni saaks ja kuidas oma kõige paremaid valikuid iseendale teha. Seda projekti aitas meil ellu viia Aktiivsete kodanike fond, Avatud Eesti fondi ja Vabaühenduste Liidu kaudu. Selle jaoks, et analüüsida natuke, kuidas need valimised on läinud ja millistele teemadele on tähelepanu pööratud, oleme siia kutsunud oma valdkonna tunnustatud eksperdid, argumenteerimisekspert ja pikaaegne valimisvalvur Anna-Karolin, nõustamisettevõtte Meta asutaja partner ning kommunikatsiooniekspert Andreas Kaju, Tartu Ülikooli teadur, poliitikaekspert, politoloog Martin Mölder ning Eesti Ekspressi ajakirjanik Joosep Tiks. Tervist! Tere tulemast kõigile! Järgmise tunni aja jooksul räägime natuke sellest, millised teemad on valimistel olnud, milliseid võib-olla ei ole olnud, kuidas üks valija saab informatsiooni, kes peaks teda aitama selles informatsioonis hakkama saada ja kuidas siis võib-olla teha kõige targem valik. Anna, sina kui pikaaegne valimisvalvur valimistel oled tihti silma peal hoidnud. Kuidas sa iseloomustaksid selle aastaseid valimisi? Mis on sulle silma jäänud? Võib-olla mis on erilisem kui varasemalt või vastupidi tavapärane?
Ütleks, et võib-olla iseloomustaks neid kohalikke valimisi kui veidi rahulikumaid valimisi ja valimisi, kus minu arvates küll mitte kõik, aga väga paljud just kohalikud teemad on tähelepanu saanud. Ja kuigi mõnikord tundub selline ebaglamuurne või mitteglamuurne, et räägime muud kui kas tänavatest või jalgratastest või et kuhu üks ujula peaks minema või ei peaks, et see tegelikult ongi kohalik elu ja selliste teemade üle me peakski arutlema ja nendega siis praktiliselt kaasa mõtlema. Et seega ma ütleks jah, et üldiselt on rohkem kohalikest teemadest räägitud kui varem minu arvates ja on ka võib-olla vähem olnud selliseid väga üldisi vastandumisi, et kas on siis näiteks kuidagi sellist Tallinna ja Vene kaardi teemat olnud vähem või ma ise mõtlesin, et mina mõtlesin, et kas võib olla, et sellised ühiskonnagruppide vastuolud, kas näiteks immigratsiooni valdkonnas või ka vähemuste õiguste valdkonnas, et neid tiritakse otse kui KOV-valimistesse. Ja et olgugi, et mõned erakonnad, ütleme ausalt, EKRE on selle teemaga flirtinud oma valimisprogrammis, et siis seda vähemalt ei ole nii jõuliselt vankrette rakendatud, kui ma võib-olla kartsin. Ja mis mind üllatanud on positiivses mõttes on see, et sel korral on väga palju tähelepanu saanud kvaliteetne linnaruum. Seda muidugi öeldes ütlen ausalt, et ma ise valin Tallinnas ja võib-olla üle Eesti kõikide valimisringkondade kohta nii hästi ei tea, aga just suuremates linnades Tallinnas ja Tartus on selline liikuvus, kvaliteetne linnaruum, kuidas me ennast oma linnas hästi tunneme, et meile linnas meeldiks olla, saanud varasemast palju rohkem tähelepanu. Ja kindlasti on küsimus, et see ei ole ainult see küsimus, et me kõik peaks jalgrattaga sõitma, sest Tallinnas me teame, liigeldakse palju autoga, aga see, et me sellest räägime, see on hea, sest see on jah kohalike valimiste teema. Martin, sina ei vali ega ela Tallinnas, kas sinu nägemus on Annaga sarnane? Jah, tõepoolest, et mina valisin Muhus ja seal ütleme selline poliitiline konkurents ja kampaania on võib-olla väga-väga teistsugused kui siin suuremates linnades. Mis puudutab sükest üldist muljet nendest valimistest, siis esmalt ma tahaks võib-olla öelda, et nagu ma arvan, et mitte kunagi varem ei ole Eesti valijal olnud nagu nii palju võimalust teha süke teadlik, läbimõeldud valik. Et see sama Tark valija projekt, kõik see info, mis on nagu minuomavalitsus.ee portaalis näiteks kohalike omavalitsuste toimimise kohta, valija kompassid Päevalehelt, Postimehelt, mis võib-olla natuke mängulisemalt aitavad kaasa, võib-olla ütleme valijat ja erakonda kokku viia. Et kõik see on loonud, nagu ma arvan, paremad tingimused valimisteks, kui kunagi varem on olnud. Ja kõige selle taustal võib-olla need valimised ise, võib-olla ja kogu see kampaania, et võib-olla see oli natuke igav. Et minu jaoks, ei positiivses ega negatiivses mõttes midagi väga palju silma ei paistnud. Et kuidagi väga rahulikult kulgesid need. Ma arvan, et kõik olid kergendatud pärast seda, kui president ära valiti ja saadi rahulikult minna nagu kohalike omavalitsuste kampaaniate juurde. Võib-olla paar sükest nagu momenti, et mul oli väga hea meel, et seda Vene kaarti väga ei mängitud ja Vene kaarti just selles mõttes, et kõik, mis puudutab nagu Kremlini ja nii-öelda Putiniga hirmutamist, et seda üldse ei toodud sisse. Nüüd ütleme, et viimastel päevadel natuke oli näha, kuidas nagu süke nagu koroonakriis ja valitsuses olemine ja kohalike omavalitsuste kampaania, kõik läksid nagu väga natuke ebameeldival moel segamini võib-olla. Et see, mida me nüüd nägime, et kuidas nagu Keskerakond ja Reformierakond omavahel läbi meedia kommunikeerivad nagu koroona tegevusplaane üksteisele, see ilmselgelt oli ka, ütleme, et võib-olla pool kohalike omavalitsuse kampaania ja pool nagu märk sellest, et lihtsalt valitsuses on asjad natuke hapud. Et see nagu viimase punktina jäi silma, aga jah, üldiselt see kampaania oli väga süke rahulik ja mõistlik minu arust. Andres, kas oli nii, et presidendivalimised lõppesid augusti lõpus ja siis jäigi lihtsalt selle aastaseks valimisteks vähem aega ja sellepärast olid rahulikud valimised? Ma olen nagu osaliselt nõus sellega, et see, et president ära valiti, aitas kaasa sellele, et nii-öelda üleriigilised teemad loomulikult koroonakriisi kõrval ei mõjutanud nii väga oma kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaaniaid ja seda valimistsüklit tervikuna. Aga see ei olnud ainus põhjus, et eriti kui me räägime suurte maakonnakeskuste kampaaniatest ja ennekõike muidugi Tallinnast, siis see, et need suured üleriiklikud
kas väärtuskonfliktid või üleriiklikud poliitikateemad ei mõjutanud. See oli asjaosaliste teadlik valik. Et ennekõike, kui me räägime sellist Tallinnas ajalooliselt siinset kampaaniat mõjutanud Keskerakonna ja Reformierakonna vahelisest vastandusest, mis on olnud väga palju rahvusteema keskne, vene ja eesti keele keskne, kodakondsuspoliitika keskne, vene koolide keskne, siis sel korral neid teemasid ei olnud. Ja see oli asjaosaliste kindlasti teadlik valik, et mõlemad oleksid võinud teha selle nimel täiendavaid pingutusi, et neid üles tõsta, aga sellest loobuti. Et võib spekuleerida, miks. Osaliselt mõjutas seda kindlasti see, et üleriigiliselt ollakse koos koalitsioonis ja see oleks kindlasti põhjustanud ebamugavusi, kui Tallinnas oleks tehtud teistsugust tsirkust. Et meenutame ikkagi, et ka varasemates kampaaniates oli Tallinnas iseäranis, kui oli selge Edgar Savisaarele, et ta on vaja valija välja saada, siis tuli öelda, et Toompeal on fašistid ja te peate tulema appi, et me säilitaksime Tallinnas oma positsioonid ja aitaksime teie eest seista. Et sel korral seda teha ei saanud ja tegelikult ei tehtud seda juba ka 2017. Lihtsalt Keskerakonna paradoks on see, et nad võivad käituda küll selles mõttes siis viisakalt üleriigilise poliitika mõttes, aga selle tulemus on see, et nende valija on passiivsem, sest et ei ole suurt konflikti, mis neid mobiliseeriks ja Vene valijagrupp on üldiselt juukse võrra passiivsem nii või teisiti juba kui Eesti valijast, et läheb vähem korda arusaadavatel või kelle jaoks vähem arusaadavatel põhjustel. Kuidas see, mida sa kirjeldad, mõjutab valimisaktiivsust? Me täna veel ei tea, eks ole, õhtu on alles ees, aga numbrid siiamaani tunduvad positiivsed, aga ega me ju tegelikult ei tea, et kui paljud inimesed oma hääle on juba ära andnud ja kes veel oma sammud jaoskondas jäävad. Et nende selliste teemade erisus võib-olla varasemaga, et kuidas see võiks mõjutada valimisaktiivsust? Terve mõistus ütleb, et oludes, kus ei ole suuri polariseerivaid konflikte, kus valija peaks selgelt poole võtma, kus ta tunneks, et tal on midagi mängus, siis see peaks tähendama, et ei ole põhjust eeldada oodata suurt valimisaktiivsust või suuremat kui eelmisel korral. Ja see me nägime juba 2017 mõnevõrra väiksemat valimisaktiivsust kui 2013. Ja siis oli meil mitu tegurit. Üks oli haldusreformi muutunud vallapiirid ja spekulatsioon selle ümber, kas identiteediküsimused ja kuulumusküsimused ja kas sul on kas sa soovid minna oma selle uue haldusüksuse volikogu või on see pilt sul nagu segane. Ja teine küsimus oli see Vene valijagrupi küsimus, kellel ei olnud niivõrd suurt polariseerivat sellist väljakutset vajadust nagu minna võitlusesse. Ja sel korral, kuigi meil on keskpäevase seisuga eelvalimiste ja täna hommikul antud häältega rohkem koos hääli kui eelmisel korral, siis ma spekuleeriks, et kõike seda arvesse võttes, millest me oleme täna juba rääkinud, võiks arvata, et valimisaktiivsus tervikuna siiski ei tõuse. Mida võib mõjutada nüüd üks küsimus? Ma arvan, mis on minu jaoks üks huvitavamaid küsimusi täna, on küsimus uutest tulijatest. Et nemad alati mobiliseerivad mingeid valijaid, muidugi toovad ka teiste erakondade tagant neid hääli ära, aga võivad mobiliseerida ka muidu passiivseid heitunud valijaid. Ehk et see kindlasti on Eesti 200 küsimus, aga mõnevõrra ka EKRE küsimus, et kes on siiski muidu poliitikast või poliitikas osalemisest loobunutele osaliselt on ka sellise värske ja valitsusvastasuse või üldse oma eluga rahulolematuse väljanäitamise kanal, et nende kahe tulemus kindlasti mõjutab, ma arvan, seda kõige rohkem, milliseks kujuneb valimisaktiivsus. Ma olen ka sellega nõus, et jah, et võib-olla ütleks, et EKRE on oma valijate püüdmisel ja mobiliseerimisel selles suhtes võib-olla väga intensiivne ja osanud ka, ma ei tea, kas ma nüüd ütleks, et see on üheselt hea, kui ta seob selle, ütleb, et see, et te valite mind kohalikus piirkonnas, tähendab, et te saate ka rohkem toetust riigist, sest me oleme nii seotud erakond, aga et on tehtud valijatega väga erinevates piirkondades väga palju tööd ja on ka proovitud sellist nagu üldist, nagu sellist mobiliseerimist, et mine vali, et me seisame rohkemate teemade eest ju igal pool
pool rõhutada. Ja samal ajal, kui ma olen erinevatel põhjustel Eestis ringi käinud, et siis ma ka näen nende väga aktiivset tööd pea igas kogukonnas. Ja eeldades, et Eestis on kohalikul tasemel ka regionaalsete erinevuste tõttu palju võib-olla rahulolematust ja eriti koroonapiirangute ja võib-olla vaktsineerimisteemal me ju ka näeme seda, et ikkagi on palju vastaseid, et seal jah, võib tekkida selline tunne, et nüüd me peame hääletama või et meile selgitatakse ära, miks ka kohalikel teemadel me peaks tegelikult EKRE poolt hääletama, isegi kui meie enda motivatsioon või selle inimese motivatsioon on siis tegelikult üleriiklik. Ja teine, et kindlasti Tallinn on väga suur selles suhtes inimeste mõttes see ju, kes valimisaktiivsust mõjutab, aga on ka ju piirkondi, kus on teisi konkreetseid teemasid, mis võivad inimesi tõmmata. Et võib-olla Ida-Virumaal selline, esiteks, et seal tehakse rohkem kampaaniat, on uusi osapooli, keda saab valida, kelle puhul on uskumust, et jah, et see töötab ja võib-olla paar sellist väiksemat näidet, et minu vanemad elavad Elvas ja seal on näiteks väga palju poleemikat tekitanud teema, et kas tuleks siis Verevi järve äärde ehitada ujula või mitte. Ja see võib tegelikult inimesi tuua, sest seal see hirm, et nüüd Verevi järves on vähem või Verevi rannas on vähem kohti, kus päevitada, see võib tegelikult mobiliseerida. Et see on teistes piirkondades on mingid väiksemad teemad. Aga loomulikult see üleriigilist aktiivsust ei pruugi nii palju mõjutada, et Tallinn on lihtsalt nii suur piirkond. Joosep, ajakirjanikuna, kuidas siis on, et meie siin oma Targa valija projektiga tahame juhtida tähelepanu kohalikele teemadele ja tahame öelda, et üleriigilised teemad, need on vähem olulisemad ja inimene peaks esmajoones võib-olla mõtlema oma kohalikele teemadele, et kas üleriigiline meedia üldse saab seda sama lähtepunkti arvesse võtta või peaks üldse, kui justkui üleriigilised teemad ju palju meil on kohalik omavalitsus? 79. Me ei jõua kõiki 79 omavalitsuse kohalikes probleemides kirjutada. Igal pool on oma kohalik leht ka olemas. Nad võivad sealt ka lugeda, kui nad tahavad. Aga olemata siin on ju üleolev, et minu arust ikkagi on oluline, et erakondadel või valimisliitudel või mis iganes oleks ka mingisugune asi, mis nad suudaks ikka üleriigiliselt kõnetama panna inimesi. Mis on see peamine väärtuspunkt, mille eest inimene läheb valima? Näiteks võtame need sotsid. Neil on ju üleriigiline kampaania vahepeal kuskilt veebist või telerist jookseb see, et oleme Põhjamaa või midagi sellist. EKRE-l on ka need 5+ punkti. Reformierakonnal, ma ei tea, kas neil on nii väga sükest üleriigilist katuskampaaniat. Aga mis seal on see, et kuidas seda kampaaniat nad üldse teevad ja millest on ju me kinni võtame. Üks on see, et neil on see aasta on piiratud ressursid. Võrreldes varasemaga on vähem raha. Näiteks Keskerakond just oli see pool aastat tagasi, lasi hulga neid piirkondlikke koordinaatoreid lahti. Rahakott oli tühi. Sotsid sisenesid valimistele, tulid Riigikogu valimistest, Europarlamendi valimised olid ka just siis, rahakott oli jumala tühi, miinustes olid. Kõigil olid tõenäoliselt see megavalimistes, kus oli Europarlament ja Riigikogu valimised, rahakott tühi. Nii et nad esimesena pidi mõtlema välja, kuidas ma teen siis selle, et mul on piiratud ressursid, aga ma tahaks maksimeerida igat eurot. Mul on 1 euro, ma ei saa selle eest mõelda, et kas ma võtan nüüd nii telereklaami kui kampaania telgi. Kuidas ma suudan sellega vuhveldada võimalikult palju valijaid üles? Kui ma olen see erakond, siis üks variant on see tõesti, et ma teen üleriigilise kampaania, mis suudaks sarnaseid valijagruppe igal pool kõnetada. Ma tõesti ei jõua öelda, et Kastres on vaja seda maanteed ja panna siis üleriigilisse reklaami selle. See on mõttetu. Erakond ei hakka selle peale raha raiskama. Nii et kui mul on kohalik organisatsioon, siis nemad käivad ja räägivad seal seda koha peal. Üleriigiliselt ma üritan ikkagi vaadata ka, ütleme, teise asjana, statistikaga, et mis on mu see valijagrupp. Ja ma arvan, et see on teine asi, mis on võib-olla nagu katsepolügoon Riigikogu valimistele. Et järjest olulisem roll on andmetel. Vaadatakse läbi, kes on su see valija, vaadatakse läbi, mis on need polariseerivad küsimused, mis neid mõjutavad, mis on radikaliseerivad küsimused. Ja meile arusaamatult, siin väljaspool see paista välja, järjest rohkem valimisküsimusi ei liigu mitte selle üle, mis on parem argument või kuidas me debateerime, vaid mis on see kõnetav küsimus valijale. Vaadatakse statistiliselt välja, kus see punkt on täpselt. Kuidas ma saan valijat võita. Ja nüüd on erinevad erakonnad teevad erinevalt. Kellel on vähem raha, see peab väga täpselt sihtima. Kellel on rohkem raha, see võib natuke nagu sellise juhusliku näitaja peale ka välja minna. Pannagi telgi püsti, rääkidagi igas vallas iga inimesega ja nii edasi. Aga ma arvan, võib-olla eks nüüd need valimised näitavad, mis saab. Et kumb see strateegia on siis mõistlikum. Kas üritada oma konkreetset valijat sihtida ja mitte seda areaali laiendada, saada eesmärk kätte või siis tõesti, nii nagu EKRE on ju, ollagi igal pool kohal. Käis mingi 6 aega tagasi Leevis, vanade küünide peal olid EKRE reklaami igal pool.
mitte kellelgi teisel ei olnud. Sest nemad on varem kohal ja nemad jätavad mulje, et nemad päriselt on seal olemas, hoolivad ja ka pärast valimisi käivad selle inimestega rääkimas. Nad teevad kogu aeg sellist, ütleme, sotsiaalse liikumise tööd. Aga teised erakonnad sihivad just nimelt valimiste peale. Pärast seda teevad mingeid muid asju. Et ma arvan, et jah, Riigikogu valimistel vaatame, kumma strateegia siis paremini töötab. Kas Joosep veel, et KOV-valimiste puhul, kas sulle tundub, et selline üleriigiline meedia paratamatult jälgib seda, mis erakonnad teevad, kajastab seda, mida erakonnad teevad või on justkui ka mingisugune täiendav roll suunata seda debatti kuhugi suunas, mis iganes suund see siis on? Meid on peamiselt reageeriv, mul on tunne. No võtame need samad punased rattateed siin Tallinnas. Kui nad ei oleks seda teinud, ega me ei oleks seda rataste teemat ju nagu käsitlenud. See oli tõesti, jalutad tänavale, vaatad, mis asja, mis siin vastu vaatab. Ja see ei ole ju küsimus, mis on ainult meedial peas. Ma arvan, et iga teisel tallinlasel on, et hommikul tuleb kodust välja ja kõik on punaseks võõbatud, et kus see siia sai. Ega meedia roll ongi siis päriselt ka vastata sellele küsimusele, kus see siia sai. Et natuke mõtet on ka kuskilt hakata noppima neid suvalisi teemasid, mis kunagi ei lenda, mis kedagi ei huvita. Mõnes mõttes me nagu täidame teineteist avalikkuse huvi ja meedia, eks me käime ju käsi käes. Et need samad küsimused, mis teil kõige rohkem peas on ju tänaval kõndides, eks need on meedial ka. Me kõik oleme täpselt samasugused. Keegi võiks kokku koguda need inimeste esmareaktsioonid Tallinna rattateedele, et ma arvan, et kõik mäletavad seda esimest korda, kui nad nägid seda. Korteri uks lahti. Et see oleks väga ilus popuri, jah. No jah, mina tegelikult Joosepile võib-olla natuke oponeerin või võib-olla natuke tõstataks seda küsimust, et ma olen ka täiesti nõus, et eks ka meedial on see küsimus, et mis tõmbab tähelepanu, et kui keegi meediat ajakirjandust ei loe, seetõttu, et ei kirjutada sellest, mis huvitab, et siis ju ajakirjandus ka võib tunda, et ma ei tee oma tööd või põhimõtteliselt ei saa oma tööd teha, sest lihtsalt ei müüda. Aga ja ma ei taha ka öelda, et kindlasti nüüd ajakirjandus siin on sel valimistel midagi valesti teinud, aga ma ütleks, et võib-olla see valvekoera teema või valvekoera staatus on oluline, et KOV-valimiste puhul on suur mure see, et ju põhjus, miks me Tark valija võib-olla algatuse tegime, oli ka see tunne minul valimisvalvurina varasematest valimistest, et tegelikult ikkagi üleriigilisi teemasid kajastatakse liiga palju ja loomulikult kohalikud teemad, nad on nii konkreetsed, et neid selliseks üheks ilusaks teemaks, mis väga kõnetaks, ongi raske teha. Aga et me tegelikult teaks, keda me valima, miks, et kes hakkab reaalselt järgmise 4 aasta jooksul mida tegema. Ja kui ma ise mõtlesin teemadele, millest ei räägitud või võib-olla millest ma tahaks, et räägitaks rohkem, et ma näen, et tegelikult meedial on ruumi kajastada teemasid, millel on ka huvi. Ja ma ütleks, et võib-olla üks teema, millest ma ootaks rohkem proaktiivset kriitikalt meedialt, on näiteks katteallikad. Ja võib-olla ka see nüüd väga karm öelda, et jälitagem kandidaate ja küsige, et kus neil see raha on. Aga ma tõesti mõnikord tahaks kisendada, et kust te selle võtate. Et aktiivsustoetus siin ja ranitsatoetus seal või et teeme veel selle ühe objekti, mis maksab nii uskumatult suure hulga raha. Meil on vaja neid küsimusi küsida, sest kui erakonnad ei vii ellu neid kõige ebarealistlikumaid lubadusi, mida nad kõige suuremalt lubasid, see tekitab valimistes pettumust ja tegelikult see ei ole realistlik. Miks sa arvad, et te küsite? Ma arvan, et see probleem on teises kohas. Meil oli just nädal aega tagasi oli Tallinna linnapea kandidaatidega Delfis debatt. Lasime summad ette vuristada, küsime, kust see raha tuleb. Neil ei ole seda vastust. Just. Ja okei, ma küsin seda 10 korda kas või ta ütleb ikka midagi hägus, et mis ma teen sellega? Või mis looma sinna panen siis ütleme üles? Jah, mina ütleks, et nõus debati jooksul see võib nagu maha langeda, et minu soovitus siis olekski sellest rohkem kirjutada. Öeldagi, et teate, teie lubadustel ei ole katteallikaid ja panna see niimoodi hästi karmilt nagu rohkem erakondadele ette. Aga seal ei saa ka öelda, et ei ole katteallikaid, sest see uina-muina vastus ikkagi uinutab. See uina-muina vastus on majandus kasvab, ettevõtlus tuleb juurde ja nii edasi. Ja võib-olla tõesti mul ei ole ka õigustatud küsida, et näita täpselt ära, kus see tuleb. On ju. Et ta ongi natukene selline... Võib-olla see on meie enda süü, et me arvame, et valimiskampaanias peaks tõesti kõik olema nagu projektina ette antud. Aga tegelikult antakse meile ette ikkagi sellised ideaalid ja siis üritatakse nende poole liikuda. Ja võib-olla me aktsepteerime seda, et meil antakse ette ideaal, mitte projekt. Kas teile tundub, et valija täna saab aru sellest küsimusest, et lubadus on, aga raha ei ole seal taga? Et kas keskmine inimene tegelikult näeb seda või just nimelt meedia või kes iganes peaks sellele rohkem tähelepanu pöörama? Isegi kui ta näeb seda, siis ta mõtleb, eks nad on kõik ühesugused. Keskmine inimene on üpriski tuimaks selles osas juba muutunud, et see on nagu siuke pikaajaline mäng, mis toimub Riigikogu valimistel ka kogu aeg, et kui me need summad kokku lööme, siis meil oleks 3 riigieelarvet ja kõik teavad seda ja keegi ei tee sellest enam nagu nii suurt küsimust või tähelepanu. Ja see on üks asi, teine asi on see, et ütleme, et sellised spetsiifilised rahalised lubadused, et need on alati head asjad, mida lubada, sest
kes ei oleks nõus sellega, et nagu pensionid tõusevad, et päästjatel oleks palgad suuremad ja nii edasi, et need on siuksed nii-öelda. Ja siis tulevad koalitsiooni läbirääkimised, öeldakse, kahjuks kui me koalitsioonipartneritega pidime kompromissile minema ja 3 korda oma lubadust kahandama. Ja kõik on arusaadav. Aga ma ise küll usun seda, et ma ka olen nõus sellega, et vali on tuimaks muutunud, et ma saan ka palju selliseid lihtinimlikke reaktsioone, et aga nagu nii ei viida ellu seda, mida tehakse, aga ma ise ütlen, et ma usun siiski, et see mõjutamine on võimalik, et valimisvalvurite hulgas meil on tegelikult hästi pikk debatt olnud, et kas valimisvalvurite töö juhtida tähelepanu sellele, kui avalikku raha kasutatakse valesti, on töötanud või mitte. Ja mina elan maailmas, kus ma tunnen, et on natuke töötanud, sest et mulle tundub, et erakondadel on ikkagi piinlikum ja natuke raskem seda teha pärast seda, kui me ikkagi oleme seda pikalt siis varasemates kampaaniates häbistanud. Aga on ka osapooli, kes ütlevad ei, et neid ei huvita, nad teevad seda edasi. Aga ma siiski usun jah, et kui sa kogu aeg puutud sellega kokku või kui sa tead, et seda normi nüüd, mingit normi siis ühesõnaga kas või näiteks normi, et ma ei tohiks lubada üle oma kulutuste, kogu aeg nagu tõstatatakse või sellele juhitakse tähelepanu, et siis vähemalt on suurem tõenäosus, et sa pead sellele enne mõtlema. Ja ma ütleks, et katteallikas on üks näide, aga ta on võib-olla näide sellest, mis on oluline teema, mis peaks huvitama, kus ka on võimalik teha mingeid arvutusi, kuigi see nõuab palju tööd. Mina näiteks ise tunnen, kuna ma igapäevaselt ei tööta valimiste andmetega, ma ei ole ka ajakirjanik, et ma lihtsalt ise ei jõua. Kui ma jõuaks, siis ma kindlasti tahaks seda teha, et oleks rohkem seda, et kas ongi faktikontrolle, mida on ka natuke tehtud. Vaata, võib-olla üks asi, mis mõjub, on see huvigrupp, kes sellest lubadusest kinni hoiab. Kui ma hakkan mõtlema, missugune poleemik oli selle 1% teadusrahastuse üle. Ja teadlased ise aktiivselt võtsidki kinni ja ütlesid, kuulge, te ju lubasite, te ju panite allkirja. Ja kujutame ette, et näiteks valimislubadus puudutab, ma ei tea, meremehi, lastetöötajaid, keda iganes. Tõesti, kui võetaks niimoodi nii-öelda kujundlikult avalikkuses kratis kinni, öeldakse, et oli ju lubadus, miks te seda ei täitnud, siis ma arvan, et võib-olla ka meedia tuleks rohkem kaasa, valija tuleks rohkem kaasa. Et kui meie ise hakkaksime kõik seda tegema, siis mul on ka tunne, et võib-olla see on tühjas kohas tolmu keerutamine. Aga kui sul on päriselt inimesed, kes ütlevad, neid huvitab see ja nende jaoks on ka tähtis, siis see lubadus võib-olla oleks palju suurema sellise ultimaatumi all. Aga mida teha nende teemadega, mille puhul võib-olla sellist konkreetset huvigruppi justkui ei ole? Hoolekanne, jäätmemajandus, teemad, mis justkui iga üht mõjutavad, võib-olla mitte iga päev, aga ühel päeval. Kas need teemad ei peaks olema fookuses? Ja kui jah, siis kelle poolt need tuleks tõstatada? On küll tunne, et neil on huvigrupp olemas, hoolekanne. Hunnik inimesi, kes käivad sealt läbi, ei ole või? Mina ütleks, et jah, ma olen ka sellel teemal võib-olla suur muretsen selle pärast palju, et jah, kui vaadata kohaliku omavalitsuste ülesandeid, eks ole, ongi sotsiaalhoolekanne, me räägime riskirühmadest nagu näiteks vaesuses pered, vaesusriskis inimesed. Me räägime eakate hoolekandest, inimesest, kes on hooldekodudes, me räägime erivajadustega inimestest ja toetustest neile, et nad saaksid kasutada transporti ja ühiskonnas toimetada. Et need on sihtrühmad, kelle puhul on väljakutse see, et esiteks nad on poliitilises mõttes marginaalsed, see tähendab, et nende hääl ei ole nii aktiivne, nad võib-olla ka ei käi ise valimas, meile ka ei meeldi võib-olla nendest keerukatest teemadest nagu vaesus väga palju rääkida. Samal ajal nad mõjutavad meie ühiskonda päris palju juba ka selles osas, et kui me näiteks vaesusega laste, noorte või perede puhul ei tegele, siis see kõik hiljem tuleb meile ka nii probleemidele neile endile kui ka meie linnaruumi, meie ühiskonda. Ja mina ütles küll, et ma ei ole kohanud nagu kvaliteetset arutelu sel teemal. Ma tunnen ise muret selles osas, et tõesti seda tõstatada on raske. Milline erakond tahaks lubada, et ma teen meile parimad valla hooldekodud? See on väga raske ülesanne, sest hooldusvaldkonnas ongi vähe raha ja see on osalt ka riigi ülesanne. Samamoodi need toimetulekutoetuse pered või üldse selline vaesuse ennetamine või vaesuses perede abistamine pikas perspektiivis. Kes tahab öelda, et mina teen selle ära, sest see on raske teema. Et selles suhtes väga keerukas. Samal ajal, kas meie elu oleks parem, kui me arutaks seda rohkem või kui me paneks surve, et nendest teemadest peaks rohkem rääkima peale selle, et Riigikontroll teeb ühe raporti, ütleb asjad on halvasti, väga head raportid on, ja siis me jälle unustame. Et mina ütleks küll, et need on teemad, nendest tuleb seista, kes seisab, võib siis juhtuda, et need peavad olema eksperdid, kes tõstatavad või et tuleb neid lugusid siis või probleeme, kui nad kerkivad, siis rohkem arutada. Aga praegu minu arvates liiga vähe. Ma arvan, mõnevõrra siin oleme kinni võib-olla sellistes ettekujutustes, milline oli poliitikaga võib-olla 10-15 aastat tagasi. Et kui ma vaatan nagu viimase 10 aasta ka suure üleriigilise poliitika selliseid põhiteemasid, siis vahepeal oli meil 2,5 aastat, kus top 3 teemadest oli kogu aeg töövõimereform. Sinna pandi 250-300 miljonit Euroopa Sotsiaalfondi raha. Hommikust õhtuni käis
kõik erinevad piiratud töövõimega grupid olid väljas. Järgmises valimistsüklis valiti 2 nende esindajat ka Riigikokku või vähemalt, kes sellel teemal ennast profileerisid kõva esindajana, oli Monika, oli Haukanõmm ja oli Tiina Kangro, eks ole. Ja nii edasi, et ma arvan, selles mõttes ei ole nagu tervikuna suures plaanis ei ole see küsimus üldse nii hull enam, et need valijagrupid, kes muidu on poliitiliselt võib-olla vähem aktiivsed ja vähem esindatud, ja seda me teame üle maailma ju, et valimised ja valimistulemused on keskmisest, mis iganes see parasjagu ühes teises riigis tähendab, keskmisest nagu kriipsu võrra jõukama inimese ja kriipsu võrra harituma inimese nägu. Ja on ise asi küsimus, kas see on halb üldse. Et see on nagu ka sellise poliitilise filosoofia ja valikute küsimus juba. Aga jah, minu mõte on võib-olla see, et nagu üleüldiselt see seis ei ole võib-olla nende teemadega nii halb ja pigem Eestis on see võib-olla küsimus sellest, et kuigi on rida küsimusi, mida me jäigalt seadust lugedes tahame pidada kohaliku omavalitsuse pärusmaaks, siis tegelikult need seda ei ole. Sellepärast, et nii rahastamise kui ka reeglid ja suure osa sellest sisulisest tööst, ka partnerlused suurte esindusorganisatsioonidega ja see mõttetöö käib kõik nagu üleriigilisel tasandil. Et see ei tähenda, et nende paremate praktikate juurutamisel ja initsiatiivi näitamisel ja ka poliitilise prioriteetsuse tõstmisel ei võiks olla kohalikel omavalitsused ja suurematel nagu suurem roll. See aitaks ka üleriigiliselt nende teemade lahendamisele rohkem kaasa. Aga ma ütleks, et see on üks nagu selliseid täiendavaid küsimusi, mida Eesti-suguses riigis tuleb silmas pidada. Et teemad vaatamata sellele, et nad on haridusega täpselt samamoodi, et kooli pidamine on omavalitsuse küsimus, aga jääme ots peaaegu kõikides haridusega seotud küsimustes on tegelikult riigi käes ja mida me näeme, mille tulemus on nüüd ka riigi gümnaasiumite pealetung, et kõigil on nagu kõrini sellest, et seadus ütleb, et haridus peab olema kõigile kätte saada, kohaliku omavalitsuse roll on koole pidada ja seda võrdset ühtluskooli nagu kõigile tagada hakkama ja tegelikult ei saa nõrgemad omavalitsused, koostööd teiste omavalitsustega ei tehta, igal pool on üksikuid kohti, kus tehakse, et vähenevate laste arvu tingimustes pidada ikkagi tugevaid kooliüleval, kus sa jaksad õpetajatele maksta palka ja riik tuleb ise ja ütleb, et kuulge, unustage ära, et me teeme siia ise kooli. Aga selles suhtes ma olen Andresega ka nõus, et on teemasid, mille puhul tegelikult selle ülesande on kohalikul omavalitsusele pannud riik ja ma tunnistan, et see on ka võib-olla väga karm väljaütlemine, aga minu arvates Eesti on piisavalt väike riik, et mõne kohaliku omavalitsuse puhul on siiras küsimus, et kas on ka realistlik, et nad peaksidki hakkama saama, arvestades, mis ressursid neil on. Ja olgugi, et me saame öelda, et kohalikud omavalitsused vastutavad ülesannete elluviimise eest, et kohalikud omavalitsuse valimised on ka aeg, kus öelda võib-olla välja, et milliste teemade puhul tegelikult riik peaks võtma suurema vastutuse, et hooldust ja eakate hoolekanne on kindlasti koht, kus võib-olla see üldteadmine või ekspertide teadmine on, et seal on liiga vähe raha. See raha on vaja erakondadel kuskilt leida. Seda ei ole väga pikalt leitud ja on ka teisi sarnaseid teemasid, kus riik on ülesande otse kui KOV-ile andnud, aga tegelikult me teame, et seal on see probleem. Ja loomulikult ühelt poolt on, et siis ma nagu, võib-olla ütleks, et nende teemadega on see probleem, et võib-olla me räägime neist ka väga vähe või et ka kes tuleks ja ütleks nüüd, et anname need ülesanded riigile tagasi, et see on otse kui selline kogu aeg surnud vaidlus, millest tegelikult peaks nagu rohkem rääkima. Et kui ma ise kunagi saaks, siis ma võib-olla teekski sellise arutelu, et mis ülesanded tegelikult me peaks riigile tagasi andma või mis teema meil nende kohaliku omavalitsuste võimekusega on. Ja seega võib-olla ütleski, et julgustan ka pärast kohalike omavalitsuste valimisi ikkagi kohalike kandidaate ja neid, kes valitsemisega tegelevad, julgemalt ütlema ja rääkima teemadest, mille riik peaks kas tagasi võtma või milles me peaksime aru saama, et siin on vaja rohkem raha just riigi poolt, sest ju kohalik omavalitsus toimetab ressurssidega, mis riik on otsustanud talle anda. Et need võib-olla võiksid aidata neid keerukaid probleeme lahendada. Me aga sellegi poolest räägime neist kogu aeg liiga vähe. Ja mina ütleks, et Eestis ei ole halb, aga vaadates, kui palju parem on osades lääneriikides, eriti Põhjamaades, meil on väga palju potentsiaali, et jõuda kaugemale, et meil on hea noorsoopoliitika, hoolekandepoliitika, et madalaharidusega täiskasvanud leitaks üles neile, pakutaks neid võimalusi, et siin tegelikult me oleme veel lapse kingades.
ma mõtlen, mis see ühisnimetaja nendel teemadel on. Ma saan täiesti aru poliitikus, kes ei lähe hoolekande teemadega, riskirühmade teemadega, mis iganes teemadega valimistele, sest see on nii komplitseeritud maailm. Neid lugusid ju on meedias. Vaata, Maire Aunaste ema oli hooldekodus, kõik lugesid. Aga see oli üksik juhtum, seal ei, seda süsteemset probleemi on väga raske välja tuua. Minu arust see vaidlus jääb siis selle üle, kas see klaas on ju pool täis või pool tühi. Potentsiaali on arenguks, aga siis kui me hakkame küsima, et mis seal hädast on, siit on nagu asjad korras, hooldekodud on olemas ja see probleem, süsteemne ei karju meile näkku, meil ei ole katastroofi juhtunud. Kõik enam-vähem tulevad toime ja siis ongi väga keeruline minna ka valimistele ja öelda, et meil on siin selline asi, mis võib-olla siit-sealt lonkab jalga, aga enam-vähem on okei, aga vaataks hakkaks parandama. Ja kui keegi küsib, et mis see nagu konkreetne probleem on või mis see ühisnimetaja sellel on, kuidas ma teen sellest kahelauselise slogani? 0. Sul on väga keeruline öelda seda, et meil on siin on ju nagu haridusküsimus, riskirühmade küsimus, on ju vanurite hoolekanne ja nii edasi. Väga raske on seda üheks komplektiks panna. Et võta üks ja hakka seda siis esindama. Aga seda võib ka keeruline olla, et näiteks aitab asotsiaalidest. Kes see läheks üks asjaga on ju nagu valimistele? Mis see tähendab? Kuidas seda teha nii, et see ei oleks ründav? Ja kui see ei tee seda ründavaks, siis see tundub selline võib-olla liiga tehniline jutt, mis ei tekita debatti ega vii kuhugi ja lõpuks sa saad aru, et rahakotis nagu nii seda raha ei ole, et seda parandada. Et erinevatel teemadel on erineval määral poliitilist potentsiaali ka ja ma arvan, et paljud sellised teemad ongi sellised, mida on olemuslikult väga raske poliitiliseks muuta, sest seal sellist fundamentaalset nagu kuidagi lahkarvamust ei saa olla. Et me kõik tahame, et nagu vanurite hoolekandega oleks kõik korras. Me kõik tahame, et nagu noorte riskikäitumine oleks minimaalne ja nii edasi, et seda nagu teemat poliitiliseks kapitaliks muuta on ka väga raske. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks me ei näe seda nii palju võib-olla. Kas see on paratamatu, et keerulised teemad tuleb taandada 2 sõnale, nagu Joosep sinna ajakirjanikuna viitab? Jah. Kas on kuskil valimiseelses vestluses, ma ei tea kus, aga kas on kuskil ruumi, kus neid teemasid saab ka kuidagi pikemalt avada? Et valijal oleks ka võimalus kaugemale vaadata kui ei asotsiaalidele? Ma arvan, sellisel käsitlusel on jällegi oht nagu valijat natuke naeruvääristada. Et tegelikult ei ole jällegi, ma tahaks öelda, olukord üldsegi nii hull. Et see, kui miski teema on nii läbi hekseldatud ja läbi arutatud, et see võimaldab sellel valimisteemal muutuda 2-sõnaliseks sloganiks. Et see tee tuleb lihtsalt läbida ennem, eks ole, et mingi teema, mis oma olemuselt on väga keeruline, jõuaks oma küpsusastmes sinna maani, et inimesed tegelikult teavad ja on võtnud seisukoha ja siis valimissloganite keeles on võimalik ühele või teisele poolele siis inimest kutsuda oma arvamust avaldama, et lihtsalt ei ole võimalik läheneda sellele niimoodi, et kui algab valimiskampaania, et siis meie, kes me oleme näiteks mingi kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes seisavad ühe või teise teema eest, et me nüüd selles valimisolukorras kuidagi töötame selle teema niimoodi ülesse, et kõikidel inimestel kujuneks juba üldteadmistelt mingisugused hoiakud, mis sõltuvad nende väärtustest ja muust identiteedist ja isiklikest kogemustest, võimaldaks neil siis või sunniks neid võtma nagu poolt, mida on siis võimalik nagu sloganite ja kampaaniaga nagu stimuleerida ja mobiliseerida seda valijat kuidagi käituma. Et ma toongi näite sama töövõime reform, mis aastaid nagu vältas, palju raha oli taga, huvigrupid möllasid, see võimaldas, ma arvan, väga suurtel hulkadel inimestest, kes varem ei olnud oma valimiskäitumist lasknud häirida sellest teemast. Sel hetkel nad tulid nagu välja ja valisid spetsiifiliselt näiteks. See ei tähenda, et see võib-olla kõike üleriigiliselt mõjutas, aga piisavalt suuri hulki inimesi, et see muutis reaalselt valimistulemust, tõi uusi inimesi Riigikokku ja aitas ka Tiina Kangro ja Monika Haukanõmme ja nende taga olevate organisatsioonide tegevus aitas kindlasti kaasa ka selle tulemusena seda poliitikat muuta. Et reform algas ühest kohast, aga lõppes nagu hoopis teises kohas on ju suuresti selle ümber olnud nii ažiotaažile, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, valimiskampaaniatele, valimistulemusele ja nii edasi. Ja need erakonnad ka, et kui Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro said Riigikokku, need erakonnad andsid nendele inimestele mikrofoni nendel teemadel ja võimaldasid neil ka tegelikult, et see teekond tuleb lihtsalt nagu läbi teha nendel keerulistel teemadel, et nad ei saa tõusetuda justkui valimisolukorras. Väga harva me näeme mingites riikides seda, kus tõesti võib-olla väga agressiivse uudiskajastuse toel kampaania ajal tõuseb mingi täiesti uus teema kuidagi ülesse
mis sunnib inimesi nagu võtma pooli. Need on enamasti seotud poliitilise korruptsiooniga. Neid on lihtne nagu poliitilisest kapitaliks pöörata, seal on, kus on selgelt kellelgi võita, kellelgi kaotada ja kõik on huvitatud kuidagi ennast positsioneerima kohe selles suhtes, on ju. Et muudel teemadel on see tõesti, paljudel teemadel on see väga raskest, et just seda poliitilist potentsiaali, millest Martin rääkis, ei pruugi olla. Oluline on just siin see, mida sa ka rõhutasid, et see, et teemal peavad olema mingid pooled. Et see kuidagi see nagu teema ja arutelu peab olema piisavalt läbi käinud või piisavalt tundlik või piisavalt skandaalne, et seal tekiks mingi selline vastuolu. Sest kui on teema, nagu millega laias laastus kõik on nõus või kus nagu pooli ei olegi, siis see ei ole nagu poliitiliselt viljakas teema. Võib-olla on seal ka mingi tähelepanu konksu asi. Ma arvan, et võib-olla ka teema, kus ei ole vastuoluga, keegi lihtsalt ütleb selle välja, võib täitsa nagu tulusaks tulla. Et eks see vali on ka selline, et tal on ju pagas mõtteid kaasas, nagu nii ta on kuskilt meediast lugenud, on ju hooldekodude kohta ja nii edasi. See on teadmine tal olemas. Nüüd küsimus on see, et sa paned selle tähelepanu konksu välja. Kuidas sa muudad selle, et ta paneb selle teadmise, mis tal on, selle tohutu probleemi kirjeldava konksu otsa. Ja siin ma arvan, võib-olla ongi need sloganid väga olulised, et me võime küll öelda valijale, et jah, et tõenäoliselt kindlasti ta teab rohkem asjadest ja ikkagi loeb ja nii edasi. Aga kuidas ma teen selle niimoodi söödavaks? Sisult panen nagu suitsupaki kassa kohale, et ta võtaks selle kaasa. Me unustame ära võib-olla selle ka, et mis on nagu ütleme, et keskmise valija nii-öelda kuidagi lähenemine kogu sellele valikute tegemisele. Et ütleme, et olgem ausad, et sellist nagu deliberatsiooni nagu väga palju keskmise valija jaoks ei toimu, et ta haarabki nagu siit ühest või teisest üksikust teemast kinni, mis talle kuskilt nagu silma jääb. Ja nagu ütleme, et keskelt läbi selline, ma arvan, siuke väga laiapõhjaline, väga ratsionaalne, väga läbimõeldud lähenemine pigem on erand kui reegel. Mis ei tähenda, et selle poole ei peaks pürgima, aga ütleme, et sellist valimiskäitumist leiab lihtsalt väga vähe, ma arvan tegelikult. Aga ta ei ole rumal, ma ütleks valija. Ei, loomulikult, see oleks väga suur viga eeldada. Mis teda huvitab? See on kogu aeg see küsimus. Mis erakond suudab oma asja huvitavaks teha? No ma ütleks jah, et selles suhtes ka nõus, kuna ma ise neid teemasid väga palju tõstatan, et ma olen ka nõus, et sageli see teema võib ka käia niimoodi, et sa pead selle probleemi ikka tooma. Ja see mõnikord üleriiklikes teemades on ka töötanud niimoodi, et kui on ikkagi mingi lahendus, mis ekspertide arvates on parim. Ma hiljuti mõtlen, meil on üks suur teema on vaimse terviseabi kättesaadavus olnud, kus on suured puudujäägid ja näiteks Reformierakonna siis paar naist, eks ole, on nüüd seda teemat võib-olla ise rohkem Riigikogus kasutanud ja viinud, Liina Kersna ja teised, näiteks kus on toodud see, et siis psühholoogid saaksid oma selle kutseaasta rahastatud, on ju, millega meil siis tekib rohkem kliinilisi psühholooge, kellega seda probleemi lahendada. Või Sotsiaalministeerium praegu teeb siis lisapingutusi, et vaimse tervise teenus oleks kohalikes omavalitsustes kättesaadavam. Et see on ka tulnud võib-olla sellest, et on see üks lahendus ja siis hakatakse seda lahendust erakondadega läbi rääkima. Või kui on väga hea algatus, eks ole, kiusamisvaba kool, et on suutnud ära rääkida nii, et kõik erakonnad on nõus, et võib-olla meie piirkonnas toetatakse ja siis saab probleemi tekitada siis, kui keegi ei ole nõus ja siis sa saad öelda, et kõik on ju nõus, sina ei ole nõus või öelda, et kui sa kohe sinna või kui sinna raha ei panda, siis tekib nagu probleem. Et kui sellest nüüd midagi nagu kaasa võtta, et siis võib-olla, et see on ka küsimus, olen nõus ka nendele huvigruppidele, vabaühendustele, ekspertidele, et kuidas seda teemat siis selle debatina tõstatada, et ta meediast läbi käiks, et inimestele jääks meelde, et selles teemas nüüd töötab see lahendus. Hooldusteemas näiteks see võib-olla natuke on tekkinud see hooldusmaksu või kindlustuse mõte, mis minu arvates võib hakata varsti nagu kanda võtma. Et me teame, et me muidu ei suuda seda teemat katta üleriiklikult, kui me ei kogu selleks mingit eraldi raha ja ühelt poolt me ka järjest rohkem õpime, et me ju kõik saame vanaks, ehk siis see on asi, mis puudutab meid kõiki. Aga jah, et sellegi poolest neist teemadest võiks rohkem rääkida. Eestil on potentsiaali, kui olen nõus, et siiski ka paljud asjad on ajas paremaks läinud. Võib-olla peakski selle tegema igale inimesele niimoodi näiteks arusaadavamaks, et see asemel, et rääkida, et seal on võib-olla olemasolevate inimestega probleem. Ütleme, et kuulge, aga meil on hooldekoduga selline olukord, et kui sina lähed tulevikus pensionile, siis sinu pension ei kata seda kinni. Oled sa mõelnud, kuhu sa lähed? Ja siis see muutub igale inimesele seeditavaks. See asemel, et rääkida, ütleme, võib-olla marginaalis, keda see praegu puudutab. Ma olen hästi nõus selle, väga palju debatte vaadanud inimesena, olen hästi nõus sellega, et eriti just kohalikul tasandil tihti seda erisust, erimeelsust, vastandumist on võrdlemisi vähe just suurtes küsimustes, et kuna need teemad on kõigi jaoks olulised, keegi, isegi kui see võib-olla ei ole minu erakonna teema, siis see ei tähenda, et ma ütlen ei sellele, sest ma arvan endiselt, et see on oluline. Aga mulle tundub, et sellest tulenevalt ka natuke valija jaoks ikkagi kohalikud omavalitsuse valimised on igavad ja tihti tundub,
et ei ole vahet, keda ma valin. Ja võib-olla siin teisel pool lauda istudes tundub mulle, et väga suur vahe on. Et kelle roll see peaks olema inimesele valijale öelda, et tule ikka valima, sellepärast, et see on, et päriselt on vahet, isegi kui tundub, et kõik nii mõtlevad sama asja ja lõpuks seda asja ära ei tee nii keegi. Ma ei tea, praegu, muidugi me ei oska öelda, mis see valimisaktiivsus on lõppkokkuvõttes, aga kui mõelda, et hetkel on valimisaktiivsus suurem kui samal ajal aastal 2017, siis võib-olla igavad valimised päriselt töötavad, toovadki rohkem inimesi laua taha. Ja ma ei ausalt ei oska selle vastata, sest ma tean, et ekspert ei tohi nii öelda, aga ma mõnikord mõtlen sama, et mulle tundub, et see, mis juhtub nagu linna volikogus, eks ole, versus mida ma ise Tallinnas igapäevaselt näen, ütlen ausalt, mina olen see jalgrattur, kes igatseb neid jalgrattateid, sest ma kogu rattaga liiklen ja siis alati tean, et ma varun pool tundi rohkem, kui ma näiteks Taanis oleks pidanud varuma, kus ma kunagi elasin, sest see Tallinna liiklus, ta nõuab nagu jõhkrat rahulikku tempot ja vaimset närvi, et mitte niimoodi üles hüpata ja autolle jääda. Kuigi on palju väga häid autojuhte, aitäh teile, kes te olete sõbralikud. Et siis minul ka mõnikord see tunne, et kas see kandidaat, kes ma valin ja kes seal neid volikogu asju teeb, kas tema töö päriselt jõuab minu igapäeva ellu, kas ta päriselt mõjutab seda, milline on jäätmemajandus või kas ta teeb lihtsalt neid selliseid linnavalitsuse protsesse, mingisugused eelarved ja siis umbusaldatakse kedagi, kes ei lähe läbi, et ta on seda hirmu. Aga samal ajal Külli Taro on väga hästi öelnud, et mingis mõttes kohalikud omavalitsused on otse kui sisseastumiseksam ja tegelikult ju kui me mõtleme, et kas me tõesti hindame ainult lubadusi, mida antakse, ei. Me ju kogu aeg mõtleme, kes on ikkagi hea kandidaat, keda valida, kes päriselt oskab midagi ära teha, kes päriselt, kui ta puutub mingi teemaga kokku, ta toob mingi lahenduse või vähemalt usaldab inimesi, kes seda lahendust haldavad. Et seega ma ütleks, et valijate puhul, mida soovitada või millele mõelda, ongi lihtsalt see, et meil on tarvis nagu valida häid inimesi, kes siis oskavad võib-olla teha neid otsuseid, millesse meie ei jõua süveneda. Ja Tallinnas ma ütleks, et kindlasti on see hirm suurem. Minu arvates väikestes kohtades ma kuulen vähemalt oma lähedastelt isikutelt, et tegelikult kui nad on teinud häid valikuid või tunnevad, et on kas vallavanemad või kandidaadid, kes teavad oma asju, siis tegelikult see jõuab ka muutusteks. Et tulebki see ujula või ma ei tea, tuulepark või mõnes kohas ei tule või tehtigi ära see spordihoone, mida nii väga oli vaja, et mida väiksem koht, seda võib-olla suurem võim tegelikult kohalikel valimistel on. Kohalike valimiste, ütleme, mingis mõttes traagika on see, et nad paratamatult on nagu ütleme, teise järgu valimised natuke Riigikogu valimiste taustal. Ja kui me mõtleme, et nagu kui Riigikogu valimiste osalus meil on, ütleme, võib-olla 2/3 umbes niimoodi, kui nendel kohalikel valimistel see nüüd aktiivsus on natuke suurem, siis võib-olla protsendipunkt inimesi, kes hääletama läheb, tegelikult nii palju väiksem ei ole, et on võib-olla 10% väiksem tuleb. Et ütleme, et siiski väga paljud inimesed käivad valimas, võib-olla see ongi nagu hea mingis mõttes, et ta ei ole suurem probleem inimeste jaoks. Et võib-olla see osalt näitab ka seda, et poliitika on ühiskonnas midagi, mis igat teist peaaegu kõnetab kohalikul tasandil. Aga ütleme, et midagi nii suurt, midagi nii nagu valesti seal ei toimu, et ma peaksin ennast mobiliseerima ja minu elus on nii palju teisi olulisi asju, et võib-olla see, ütleme, et heas mõttes see jääb nagu kahe silma vahele. Et see ilmtingimata ei ole nagu... Kas ei ole natuke nii, et inimene, kes ei lähe valima ja kindlasti neid põhjuseid on väga palju erinevaid, ta jääbki siis esindamata ja tema need teised suured probleemid, mis tema elus on, võib-olla mõnele saaks kohalik omavalitsus abi anda, kui see õige inimene satuks pukki. Minul on selles küsimuses üldse võib-olla tavapärasest natuke erinev vaade, et tihti peale nagu valimiste ajal, olgu need siis ajakirjanikud rääkimata poliitikutest või ka eksperdid ütlevad inimestele, et tee, mis sa teed, mine valima. Sinu hääl loeb, mine valima, see on oluline osa. Ma tingimata nii ei arva, et esiteks ma arvan, nii-öelda marginaalne valija, ehk et valija, kellel puudub kindel eelistus või kes kõhkleb, tulenevalt sellest, et ta on informeerimata. Ta ei tea, mis toimub. Ta ei tunne, et tal oleks oma nahk mängus kuidagi. Tal ei lähe tingimata tulemus korda. Ma ei arvagi, et me peaksime taotlema tingimata tema osalemist valimistel.
sest et see hääl, ma olen igas mõttes on nagu kas siis juhuslik või siis vastupidi mobiliseeritav mingitel muudel eesmärkidel ja mingite muude motiividega. Kõige mikromudelina ma arvan, mida me näeme on erakondade üldkogud. Et kus on siis, meil on mingi hulk erakondade liikmeid, kes osalevad aktiivselt erakonna poliitikas, võib-olla ka oma nende osakondade või kohalike rõkukeste töös. Ja siis üldkogude ajal toimub niinimetatud see bussidega valijate kohale vedamise fenomen, kus on siis ka muud valija keelitamise, meelitamise ja mis muid termineid on seal võimalik ka kasutada nendele selle täiendava motivatsiooni loomine ja seda nagu politsei ei vaata, ütleme niimoodi, meil Eestis veel väga täpselt. Et kuigi võib-olla võiks, sest et mõnes mõttes sellest oleneb ka üht koma teist üleriigilises poliitikas. Et selles mõttes minul ei ole nagu seda ettekujutust, et marginaalsed valijad peaksid tingimata iga hinna eest valima, mõtlen vastupidi, olge kodus. Et tehke midagi muud, midagi kasulikumat oma ajaga. See, mida me peaksime taotlema ühiskonnana, on see, et meil oleks vähem marginaalsed valijaid. Ehk et meil oleks rohkem informeeritud valijaid, et oleks inimesi, kes oleksid ja see läheb tagasi selle küsimuse juurde, et kas ja kui palju inimesi peaks kohalikel valimistel osalema või kas ja kui oluline see üldse on ja kas see on teisejärguline või mitte võrreldes Riigikogu valimistega. Et ma arvan, et meil peaks olema rohkem inimesi, kes mõtlevad oma osalemise peale poliitilises elus, kui mitte nagu valimispäevast valimispäevani, nagu et kus ongi need aktiivse osalemise sündmused ja siis seal vahepeal on muu elu, vaid et vastupidi, et meil on väga palju võimalusi, kuidas me poliitilises elus osaleme, kuidas me mõjutame oma kodukoha, oma kogukonna elu, riigi, võib-olla ka üleriigilist poliitikat. See on sama see hoolekande näide, et kuidas sellised teemad ju tõusevad üles ongi see, kui need organisatsioonid näevad selle nimel vaeva, kes igapäevaselt selles valdkonnas sees on. Ja ehk et iga inimene peakski päeva lõpuks suutma oma selle kodanikuhariduse tulemusena, mille ta on koolist kaasa saanud ja mida ta siis sõpradega koos, naabritega koos oma kogukonnas ka iga päev aktiviseerib, on see, et valimised on ainult üks osa inimese poliitilisest elust. Seal on väga palju muid tegevusi veel vahepeal, muuhulgas ka ajalehtede lugemine, arvamuskülgede lugemine, teemadele kaaselamine või enda mingil määral kursis hoidmine vastavalt oma huvide ja eluga muidugi, mis võib-olla sind kohe vahetult ei puuduta, aga kus sa tunned, et see, kuidas nendes teemades riigil läheb, mõjutab seda, kuidas meil tervikuna läheb ja nii edasi. Ja see kõik lõpeb sellega, et kas ma olen nõus vahel aitama, ütleme, naabril räästeid puhastada, kui ta on vanem inimene ja nii edasi. Need teemad on tegelikult seotud, et see on inimese aktiivne osalemine poliitilises elus. Valimised on ainult üks väike viilakas, et me ei pea vaatama seda kohalike omavalitsuste valimiste aktiivsust nagu see on ükskord natuke suurem, ükskord natuke väiksem, sõltub kampaaniatest, mobiliseerimisest ja kõigest muust. Aga see suur pilt tervikuna, et kui suur osa inimestest osaleb nagu pidevalt selles poliitilises elus, nii kohalikul tasandil, üleriigilisel tasandil, see on nagu palju laiem küsimus kui küsimus valimisaktiivsusest. Siinkohal haridussüsteem tundub nagu lihtne vastus, et kes on siis süüdi või vastupidi, kelle ülesanne see on, aga kas erakonnad, meedia, kodanikuorganisatsioonid? Ma tean päris mitut inimest, kes ei vali ühtegi erakonda, ja nad on haritud inimesed ja nad on kursis kõigega, mis toimub, aga neil ei ole seda valikut, mida nad tahaksid teha. Võtame näiteks Rohelise partei. Võrdleme nüüd näiteks Eesti Rohelise partei edu Lääne-Euroopa roheliste parteidega. Võrdleme, kui olulised on Eestis lugejatele näiteks meedias metsateemad ja nii edasi. Aga meil on suur potentsiaal valijaskonda, keda tõenäoliselt ei ole rakendatud sellele. Ja ma arvan, et päris mitmed inimesed, kes tõesti ei leiagi kogu selles popuriist, mis meil on praegu parteidel, oma seda teemat. Ja ma ei ütleks, et nad on kuidagi informeerimata või et neil ei oleks huvi poliitika teemade vastu või nii edasi. Lihtsalt neid ei ole suudetud aktiviseerida. No mina siin oponeerin kõigile, et ma muidu olen Andreasega kindlasti nõus, et saab osaleda mitmel viisil ja see on ka võib-olla selline väga optimistlik asi, mida öelda, aga üks head kohalikud talgud mõnikord toovad palju rohkem ja paremat kui
kui võib-olla ühed valimised, aga mina ütleks, et minu arvates see mittevalimise probleem, esiteks üks mure on, et sageli mittevalijate hulgas on pettumust väga palju. Ja ma just ise mõtlen, et kas lihtsalt see ei või olla selline ring, et kui sa ise ei vali, et võib-olla seda natuke rohkem murda või panna inimesi konstruktiivsemalt mõtlema, et võib-olla ikkagi valima minemisele ärgitamine aitab. Ja teine vaade, mida ma ütleksin, et samamoodi mulle tundub, et need inimesed, kes kahtlevad, sageli ei ole halvad inimesed, vaid see on pigem see usutlus, et poliitika on midagi täiuslikku eemal seisvat kauget, mis kuulub kas ekspertidele, küünikutele, kellele iganes, aga tegelikult poliitika ongi väga ebatäiuslik, ja samal ajal ta puudutab meid kõiki. Et mina ise ka kogu aeg mõtlen selle peale, et näiteks, et see hoolekanne peaks midagi tegema, ise kunagi ei jõua teha, on ju. Et siis, et minu arvates sellist mõtlemist peaks olema vähem ja kui ma mõtlen ka näiteks Põhjamaade peale, mis on tõesti väga kõrge usaldusega ühiskonnad, kus asjad on väga hästi, et siis ma mõtlen, et seal ikkagi me proovime või seal on kuidagi see mindset, et valimised on kõigile. Ja seetõttu isegi kui meil ei pruugi olla kasulik, et kõik valivad, siis ma julgustaks seda mõtet, et kui sa kahtled selles, kas minna valima, mine ikka. Ja ütleks, et ikkagi ka täna on ilus ilm, et inimesed võiksid minna valima. Et pigem, kui on ka see kahtlus, et kas minna või ma ei tea, siis juba mulle tundub, et see võiks olla põhjus, miks minna. Ja mitte mõelda selliseid mõtted, et mina ei oska, mina ei tea, vaid teen oma parima valiku nendest, mis on. Sest ka need inimesed on näinud vaeva. Meil teisi parimaid pole võtta. Nende hulgast on ja nemad nagunii järgmised 4 aastat siis valitsevad või aitavad siis otsuseid teha. Küsimus on lihtsalt, kas meie oleme nagu mingi valiku sinna juurde andnud või mitte. Kui me ei anna, siis otsustab ju teiste valik. Ma arvan, et see võib-olla on ka paha natuke, et inimesed lähevad valima, siis kedagi ikka peas, et kedagi saaks valima ja midagi, ütleme, võib-olla sellest valikust ei muutu, nad hääbooki selle tulemusena ja ei käi lõpuks valimas. See tähendab seda, et need inimesed, kes ei käi valimas, justkui on võib-olla protest sellele, et nende valik ei ole senimaani muudatust toonud. Ma arvan, et seal on inimesi kindlasti, kes on olnud valijad ja enam ei ole. Ja võib-olla see ongi küsimus erakondadel, et miks nad ei suuda siis mobiliseerida suuremat osa valijaskonnast. Võib-olla EKRE on siin ainus partei, kes on Eestis selles mõttes õigesti teinud, et nad on kujunenud sotsiaalseks liikumiseks. Neil päriselt on inimesed, kes võib-olla lähevad isegi Joosep, aga kas me tegelikult tahame seda? Vaata, minu mõte oli pigem see, et teekond nagu kõrge valimisaktiivsusega ühiskonnani on nagu teistsugune, et kui meil on ühiskond, kus inimesed kujutavad oma poliitilist elu ette laiemalt, kui valimispäevade ajal toimub nagu tegevus, siis me jõuame ka ühiskonnani, kus meil on jätkusuutlikult aktiivne nagu valijaskond, kes muu hulgas olles teinud kõike muud vahepeal, näitavad üles oma osalust ja aktiivsust ühiskonnas ka valimispäeval. Et kui me fetišeerime seda valimisaktiivsust nagu eraldi, nagu mulle tundub, et me natuke teeme, siis me ju vastupidi peaksimegi ütlema, et Reform ja Kesk peaksidki Tallinnas panema üks ühele fašismi ja teine teisele venelased välja. Ja meil on selline valimisaktiivsus, et vähe pole. Ja täpselt samamoodi on nende teiste teemadega, et see, mida me tahame, mida me tellime, seda muusikat meil hakatakse ka mängima. Et kui me hakkaksime mõõtmagi nagu parteide hakkama saamist ja küsima neilt seda, et see, kui äge on üks erakond, seda me vaatame selle järgi, kui hästi ta mobiliseerib oma valijaid, siis ega erakonnad on suhteliselt küll tooma inimesed välja, aga mis hinnaga ülejäänud ühiskonna jaoks. Et minu mõte oli pigem see, et teekond selle jätkusuutlikult kõrge valimisaktiivsusega ühiskonnani ei ole mitte see, et kui oskuslik või ei peaks olema see, et kui oskuslik on kampaania, et mobiliseerida ka võimalikult palju marginaalseid valijaid, kes muidu võib-olla ei taha või on pettunud, neil ei ole kujunenud seda harjumust. Ja siis nad tulevad ühe korra välja ja siis järgmine kord jälle 4 aasta pärast. Vaid et vastupidi, et meie mure peaks olema selles, et kuidas inimesed osaleksid võimalikult palju ühiskonna ja ühises elus valimist päevade vahelisel ajal. Ja siin on meil probleem, et kuigi meil numbrid näitavad nagu kodanikuühiskonna arengut ja kasvu, mittetulundusühingute kasvu ja nii edasi, siis nüüd empiirilise andmeid omamata mulle jääb mulje, et need samad inimesed, kes palju teevad kogu aeg rohkem ja rohkem. Ja nende inimeste hulk, kes aktiivselt osalevad nagu kodanikuühiskonnas, ei ole võib-olla kasvanud nii kiiresti, kui meile meeldiks mõelda. Samas ma ise jätan endale võimaluse arvata, et see on nagu sellise siirde ühiskonna lõppfaasis oleva riigile siiski täitsa kohane. Meil läheb üldiselt üsna okeilt ka selles küsimuses, ehk inimeste osalemine juba kodanikuühiskonnas. Aga muidugi võiks ja on inimesi, kelle roll siis ongi ilmselt tegeleda sellega, et oleks neid rohkem. Ma arvan, et see on fine, et valimisaktiivsus on nagu ta on. Lihtsalt mida ta indikeerib, on see, et meil on ja see sama, et need inimesed, kes
võiks ikka valimiste vahel mõelda poliitikale. Ei ole ju need inimesed, keda sa tahad taodelda nende erakondade, kus nad lihtsalt annavad oma hääle ära kellelegi ja mõtlevad 4 aasta pärast uuesti valimistele, sest vahepeal ei ole hoitud neid, ütleme, sotsiaalse liikumisega poliitikas sees. Tegelikult nad unustavad ära ja nad ei tunne, et nad on osa sellest võib-olla riigiprotsessist või poliitikaprotsessist, sest nemad lähevad lihtsalt valima mingisugust elukutselist. No ole siis sina seal, on ju. Aga nad ei lähe valima kedagi, kes tuleb, ütleme, võib-olla mingi laupäev sinu ukse taha ja tõmbab kõrtsu kaasa ja ütleb, kuule, lähme räägime nüüd poliitikast. Ja see on võib-olla see probleem, miks see valimisaktiivsus on madal, sest need erakonnad ilmuvad välja siis, kui on kampaaniaaeg ja muu aeg püsivad siis oma potentsiaalsest valijaskonnast üpriski kaugel ja eemal. Jah, ma muidugi olen selles suhtes ka nõus, et valimisaktiivsus üle kõige ei ole hea, et samamoodi nagu me teame, et kui keegi võidab valimised suurelt, see sageli ei ole väga hea, et mina pigem ütleks, et mina näen väga palju kahtlejaid täiesti arusaadavatel põhjustel ja ütleks, et kui sa oled kui sa kahtled, aga mõtled, et võib olla, et siis mine ikka. Kui sa tõesti üldse ei taha, hea küll. Ja olen ka nõus, et see ühiskond, millest me unistame, kus kõik on väga ühiskondlikult aktiivsed, on sageli hea ühiskond. Et selles suhtes ma ka ei aja seda igal juhul taga. Aga samas ikka ärgitan, et kui teil on veel valimata, aga mõtlete te midagi kandidaatide kohta teate, aga pole kindlalt, minge ikka täna valima. Anna sõnasabast kinni võetuna, meie tund aega siin koos hakkab otsa saama ja eks igaüks saab ise teha oma järelduse, et on tal siis veel valimata ja on tal vaja veel tee kuhugi seada või mitte. Väitlusseltsi poolt oskan öelda, et kui tahan minna valima, aga ei tea veel keda, nagu näiteks minul oli eile, siis külastasin tarkvalija.eu kodulehte, vaatasin seal natuke ringi ja sain täitsa omajagu targemaks selles osas, et kes minu kodukohas Pärnus on see, kes võiks mulle järgmise 4 aasta jooksul pakkuda paremat elu. Valimisaktiivsus kindlasti selgub täna õhtuks, nagu öeldud, siis praegu numbrid tunduvad toredad, aga ega me täpselt ei tea, mis õhtuks saab. Loodetavasti kõik inimesed, kes veel ei ole käinud valimas, lähevad valima, kui nad seda soovivad ja loodetavasti järgmise 4 aasta jooksul ka erinevad valimisaktiivsust toetavad tegurid, mis siit meie arutelust läbi käisid, ka muutuvad positiivses suunas. Aitäh kõigile, kes ERR-i kaudu meid täna vaatasid. Aitäh kõigile, kes Tarkvalija Facebooki lehel meid täna jälgisid. Minu nimi oli Kristin. Suur aitäh teile ja ilusat valimiste päeva lõppu.